Nii, nüüd on siis kätte jõudnud see nagu lubatud minu esimene YouTube'i saade. Nagu ma lubasin, mul on tegelikult plaan olemas, põhjalik plaan, kuidas viia Eesti uuesti eduka riigini. Seal on kokku 9 strateegiat ja kõikide strateegiate peale kokku on umbes 100 punkti, 100 asja, mis on vaja ära teha selleks, et Eestist saaks päriselt edukas riik. Ja kuna tegemist on esimese saatega, siis ma arvan, et oleks kõige õigem alustada primaarsetest asjadest. Et kõigepealt räägime sellest, mis asi on heaoluriik ja millel see põhineb. Tegelikult heaoluriik põhineb 2 asjal, majandus ja kultuur. Et isegi kui meil tegelikult majandus on hea, siis ei tähenda seda, et see tegemist on heaoluriigiga. Kui me vaatame Koread või Jaapanit, siis seal on väga kõrged enesetapu protsendid. Nende majandused õitsevad, aga kuna nende kultuur on osades aspektides nii väärastunud, näiteks ületöötamine, siis inimesed on ebaõnnelikud ja sooritavad enesetappe palju. Aga teine aspekt, mis oleks majandus, täna räägime sellest. Majandus seisab püsti energeetikale. Tuleb aru saada, et me räägime päris majandusest. Lihtsalt mingist teenuspakkumisest ei ole mõtet rääkida, sest see ei tooda lisandväärtust. See lihtsalt on raha keerutamine ja sealt ei tule nagu mingit päriselt majanduskasvu. Küll aga, kui me räägime tootvast tootmisest ja hankivast sektorist, ehk siis sekundaar- ja primaarsektoritest, siis need põhinevad puhtalt energeetikal. Seega kõigepealt tuleb ära lahendada Eesti energeetika probleem. Ja millest see on tekkinud üldse? Kõigepealt me kõik saame aru, et meil on energeetika probleem, sellepärast, et energia hind on tohutult kõrge. Ja nüüd, millest on see tekkinud? Tegelikult energeetika probleemi taga on üks suur põhjus ja selle nimi on Euroopa Liit. Ei ole ainult see, et meil CO2 kvoodid ja Euroopa mingi nõuded lükkavad elektri hinna kõrgeks. Tegelikult juba algusest peale on Euroopa Liit Baltikumi kägistanud energeetika seisukohast. Nimelt, selleks, et Balti riigid vastu võetakse Euroopa Liitu, esitati Leedule just üks tingimus ja tingimuseks oli Ignalina tuumajaama sulgemine. Ignalina tuumajaama võimsus oli umbes 3000 megavatti, sama palju nagu Narva. Ja kuna see suleti, siis sellest ajast peale on kogu aeg Leedus tohutu energiapuudujääk, ta peab seda juurde ostma. Ja varem Eesti suutis seda mingil määral kompenseerida, aga pärast seda, kui hakati seda rohehullust tegema, siis ka Eesti põlevkivijaamad suleti suurel määral ja nüüd ongi Baltikumis selle tõttu energiapuudus ja vähe sellest, meil on ka nüüd tegelikult tuuma teadmiste puudujääk samuti. Ehk siis Eesti ja Baltikumi kõrgete elektrihindade taga on otseselt tegelikult Euroopa Liit. Nii, aga räägime nüüd natuke tegelikult minu visioonist ja strateegiast, mida on vaja teha selleks, et Eestis energiamajandus korda saada. Esimese asjana on vaja välja töötada korralik tuumaenergeetika seadusandlus. See võiks valmis saada tegelikult umbes aastaks 2030. Kui meil seda ei ole, siis me ei saa tuumajaamu rajama hakata. Reaalsus on aga see, et ainuke usaldusväärne ja stabiilne elekter suures koguses, mis on puhas, pärineb tuumajaamast. Ainuke tuleviku perspektiiviga soojuselektrijaam on tuumajaam. Muud alternatiivi kahjuks ei ole. Eriti veel, kui me tahame seda CO2 neutraalsust saavutada. Küll aga ma ei räägi siin tavalistest tuumajaamadest, nendest, mis valdavalt praegu maailmas kasutatakse. Mida minu arust Eesti peaks tegema, on see, et ta peaks hakkama kohe välja arendama kiire neutroni vedelmetall plii tuumajaama. Kõlab keeruliselt natuke, jah? Aga veel kord, kiire neutroni vedelmetall plii tuumajaama. Mida see tähendab? See tähendab seda, et selle asemel kasutada ainult uraan 235, nagu praegused jaamad kasutab see jaam kogu uraani.
Ja miks see tähtis on? See on tähtis sellepärast, et uraan 235 moodustab kogu uraanist ainult 0,7%, alla 1%. Mõelge nüüd, kui juba praegu kulub väga vähe tuumakütust selleks, et saada palju energiat, siis tulevikus kogub tohutult palju veel vähem. Aga mis veel? Tuumajäätmed, mis jäävad kiire neutroni jaamast, võrreldes nendega, mis jäävad aeglase neutroni tuumajaamast, on ohutumad. Ja kohe seletan. Kõigepealt tuleb aru saada natukene, mis asi on tuumareaktsioon ja kuidas see toimib. Esiteks, elementide tuumad jagunevad 3 tüüpi: stabiilsed, fertiilsed ja radioaktiivsed. Stabiilsed tuumad on nagu raud 56. See ei lagune põhimõtteliselt mitte kunagi ära. Radioaktiivne tuum on uraan 235, mis laguneb mingi lühikese aja jooksul, suhteliselt lühikese aja jooksul ära. Ja on seega emiteerib radioaktiivsust. Ja siis on fertiilsed tuumad. Ja miks see tähtis on? See on tähtis sellepärast, et fertiilne tuum, saades pihta neutroniga, võtab selle neutroni vastu ja muutub teiseks elemendiks. Näiteks kui uraan 238, mis on fertiilne tuum, saab pihta neutroniga, muutub ta uraan 239. See on radioaktiivne ja sellest toimub beta lagunemine, mille järgi muutub ta plutoonium 239. Ja plutoonium 239 on pommimaterjal, kui ka seda saab kütta. Ja tuleb aru saada, et see 99% uraanist on võimalik sedasi ära kasutada. Praegu on kasutama ainult seda 0,7%, mis ei tee seda. Ja seal kõrval olev uraan saab nende neutronitega ikkagi pihta ja muutub transuraan tuumajäätmeteks. Ja just need on need problemaatilised jäätmed, mille pärast me peame 1000 aastaid muretsema. Et tuumajäätmed jagunevad ka nii-öelda kahte, et need jäätmed, mis tekivad siis, kui fertiilne tuum võtab neutroni vastu ja tekib mingi transuraan element, ehk siis uraanist suurem element. Aga on ka väiksemad jäätmed, mis on nii-öelda nende tuuma lõhenemise järel tekkinud tuumad. Ja peamiseks on, mis meile probleemi tekitavad, on seesium ja strontsium. Kui ma õigesti mäletan, siis seesium 137 ja strontsium 90. Küll aga need ei ole kaugeltki nii problemaatiliselt, sest nende poolestusajad on 30 aastat. Mida tähendab poolestusaeg? Poolestusaeg tähendab seda, et selle aja jooksul pool sellest materjalist kaob ära, laguneb ära. Ehk siis, kui meil on 30 aastat mööda läinud ja meil alguses oli 1 kilo strontsium 137, siis 30 aasta pärast on meil pool kilo. Aga 60 aasta pärast on meil veerand kilo. Ja 90 aasta pärast on ainult 125 grammi. Ja nii edasi. See tähendab seda, et ka radioaktiivsus langeb samas tempos. Ehk siis 30 aasta pärast on radioaktiivsus poole nõrgem, 60 aasta pärast 4 korda nõrgem ja nii edasi. Ja umbes 300 aasta pärast on radioaktiivsus juba 1000 korda nõrgem, 1024, kui täpne olla. Sest selleks ajaks on mööda läinud 10 poolestusaega ja iga poolestusaega radioaktiivsus langeb poole võrra, ehk siis 2 astmel 10 on 1024. Nii. Ja ka praegu tekivad need samad jäätmed. Tuleb aru saada, et ka uraan 235 lagunemisel, mida me praegu teeme, tekivad need samad jäätmed. Aga praegu valdav enamus nendest problemaatilistest jäätmetest on just nimelt need, mis tekivad siis, kui uraan 238 tuum võtab vastu neutroni ja siis võib seal veel neid vastu võtta ja tekivad sellised suured tuumad. Ja need on need problemaatilised jäätmed. Need teised jäätmed, nendest saab paarisaja aastaga lahti. Aga nagu te nüüd aru saite, siis kui praegused jäätmed tekivad sellest, et uraani tuumad võtavad neutronid vastu ja kiire reaktor, nagu ma ütlesin, on võimeline neid tuumasid ära kütma
siis see tähendab seda, et kiired reaktorid on võimelised juba olemasolevat tuumakütust ümber kütma. Nad on võimelised selle kütuse selle rämpsu ära kütma ja sealt väga palju energiat välja võtma. Ja sedasi tegelikult maailma puhastama. Ja kui keegi tuleb rääkima, et kiire neutronijaamad on tuleviku tehnoloogia, siis see ei vasta absoluutselt tõele. Kiire neutronijaamu hakati samal ajal umbes arendama kui aeglaseid, aga lihtsalt erinevatel tingimustel see arendus lõpetati ära. Üheks oli bürokraatia, teiseks oli avalik surve, sest inimesed ei teadnud, mis asjad need on. Mõned näited, näiteks kiiretest neutronijaamadest. Monju, mis oli Jaapanis 1985, Phoenix, mis töötas Prantsusmaal 1973 kuni 2010, Super Phoenix, mis oli ka Prantsusmaal 1986 kuni 1997, Experimental Breeder Reaktor 2 1964 kuni 1994, 30 aastat, BN 350C reaktor 1973 kuni 1999, BN 600 1980 töötab praegu, BN 800 2016 ja töötab praegu ja tulevikus näiteks Brest ja need reaktorid on veel. Siinkohal ma tahaksin nüüd kohe mõned asjad ära mainida, et seoses ajalooga tuleb aru saada, et tuumatehnoloogiat arendas valdavalt 2 riiki, Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit. Ja kuna läänes 70-ndatel, 80-ndatel tekkis tohutu vastuseis tuumajaamadele, siis seal lõpetati kiirete reaktorite arendamine ära. Aga need BN-seeria reaktorid 350, 600 ja 800, need on Nõukogude Liidu poolt välja arendatud ja praegu Venemaa poolt opereeritud reaktorid. Tuleb aru saada, et füüsika kehtib kõikjal ühtemoodi. Ei ole vahet, kas oled venelane või põhjakorealane või lõunakorealane, füüsika on igal pool üks. Ehk siis, kui reaktor saab Venemaal töötada, siis ta saab ka läänes töötada. Ja miks see tähtis on? See on tähtis sellepärast, et BN 800 reaktor töötab viimased 4-5 aastat juba puhtalt vanade tuumajäätmete ümberkütmisel. Ehk siis ta on tõestanud selle, et need uued jaamad suudavad vanu tuumajäätmeid kaotada, ära kütta. Ja arvestades seda kogust, mis meil on praegu tuumajäätmeid juba maailmas olemas, siis me saaksime neid uusi reaktoreid kasutada järgmised mitusada aastat ilma kordagi koppa maasse panemata. Me ei peaks ühtegi uraani kilogrammi kaevandama selleks. Ja kõik meie energiavajadused saaks sellega kaetud. Ehk siis me teeksime maailmale teene, me teeksime selle puhtamaks, me eemaldaksime need jamad ära, me suudaksime ka tegelikult tuumarelvadest lahti saada, sest tuumarelvade sees on plutoonium, me peame lihtsalt selle kütuseks tegema ja kõik. Et selles mõttes Soome käitumine tegelikult on ülimalt tark, et Soome nimelt arendas praegu välja tuumajaatmete lõppladustuskohta ja talle makstakse tohutut hinda selle eest, et ta hakkab teiste riikide tuumajäätmeid vastu võtma. Reaalsus on see, et näiteks 15 aasta pärast Soome otsustas, et aitab küll, ma nüüd hakkan hoopis kütma neid jäätmeid. Ja tulemus ongi siis see, et tal on makstud selle eest, et endal kütust võtab. Veel üks koht, mille üle tasuks mõelda. Et kui tuuliku ja päikesepoisid ütlevad teile, et tuul ja päike on tasuta, siis tegelikult tuumamehed võivad vastu öelda seda, et teil makstakse hoopis need jäätmete eest peale. Et veel üks põhjus, mille pärast tasub selle kiire reaktoriga tegeleda. Esiteks, see energiatihedus on nii tohutult suur, teiseks, me ei pea kordagi midagi kaevandama ja kolmandaks, me puhastame loodust. Neljandaks, see on stabiilne ja odav. Kui keegi tuleb rääkima, et tuumajaamas ehitatakse 20 aastat, siis see ei vasta tõele. Tuumajaama ehitatakse 5-6 aastat. Miks see 20 aastat on viimasel ajal toimunud? Puhas bürokraatia. Tuleb jällegi aru saada, et pärast seda, kui toimus Tšernobõl, siis igasugused bürokraatia reeglid, umbes, et ma ei tea, mitu ruutmeetrit peab olema kontrollruumis arvutite jaoks ette nähtud või mida iganes. See muutis selle ehitusprotsessi nii keeruliseks. Ja kuna tegemist on tohutult suure projektiga, miljarditest me räägime ikkagi, siis
kui sul kogu aeg juurde tuleb samal ajal neid nii-öelda nõudeid, millele peab see projekt vastama, siis see muudab selle projekti tohutult kalliks selle ehitamise ja rahastamise. Ja investoril ei ole mõtet nagu panna raha projekti, mis hakkab ta alles 20 aasta pärast tagasi tootma või 6 aasta pärast tagasi tootma või ta ei tea isegi millal, sellepärast et vahepeal seadusandjad otsustavad, et ei, see asi peab ikkagi nii olema, mitte naa, või et see peab olema rohelist värvi, mitte sinist värvi. Aga see kõik on selles mõttes tegelikult minevik, et tänapäeval on tehnoloogia nii tohutult palju edasi arenenud. Need arvutid, mis oli 1986 aastal, siis kui Tšernobõl toimus, võrreldes nende arvutitega, mis praegu toimuvad, on öö ja päev. Need ei anna võrreldagi. Täpselt sama on sensoritega. Ja mis kõige tähtsam, materjaliteadus. Tol ajal oli suhteliselt keeruline luua selliseid materjale, mis suudaksid selle vedemetallile vastu pidada. Et kui naatrium mingi 500-600 kraadi peale üles soojendada ja siis hakata seda nii-öelda torustikus ringi ajama, siis see asi hakkab väga jõhkralt torustiku pinda nii-öelda eroseerima või hakkab seda korodeerima ja erodeerima. Ehk siis nagu füüsiliselt maha lihvima, kui ka keemiliselt sellega reageerima. Ja mina ei arva, et naatrium on õige lahendus. Mina arvan, et plii on parem. Ja põhjus on selles, et nii kuumaks aetud naatrium kokkupuutel vee või õhuga läheb põlema. Pliiga seda probleemi ei ole. Ja tuleb aru saada, et need esmastes ringlustes seal ei teki mingit probleemi või kokkupuudet või seal ei teki neid lekkeid. Ei ole niimoodi, et meil on pärast mingi, ma ei tea, kogu see plii mööda keskkonda laiali. Seda ei teki. Et seal on kõigepealt pliiringe, see pliiringlus soojendab üles see veeringluse, see vesi enam ei ole radioaktiivne ja see vesi siis paneb alles turbiini tööle. Ja tuleb jällegi aru saada, et see hirm, mis tuumajaamad ees on, see on ebaproportsionaalselt ja ebamõistlik. Kohe tahan veel ühte asja ära seletada, et tuumajaamaga niisama naljalt tuumapommi teha ei anna võimalik. Tuumajaamas kasutatakse praegu sihukest, ma ei tea, 5-20% rikastatud kütust. Mida see tähendab? See tähendab seda, et sealt on nii palju välja filtreeritud seda uraan 238, et uraan 235 kogus on 0,7% pealt tõusnud 20% peale. Näiteks. Aga selleks, et pommi teha, on vaja see tõsta umbes 95% peale või kõrgemale. Ja seda ei saa tuumajaamaga teha. Ja selleks on vaja eraldi tsentrifuuge ja Ameerika Ühendriigid just nimelt Iraani puhul neid tsentrifuuge pommitasidki, et nad ei saaks rohkem sihukest väga kõrge rikastusega tuumamaterjali toota. Ehk siis tuleb aru saada, et on kaks väga erinevat asja. Looduslik uraan ja rikastatud uraan. Need on kaks totaalselt erinevat asja ja tuumapommi jaoks on vaja rikastatud uraani, reaktorite jaoks on põhimõtteliselt looduslik uraani vaja. Aga kui me tahame kasulikult seda asja teha, siis me kasutame hoopis kiiret reaktorit, mille jaoks ei ole üldse vaja rikastada. Nii, seletan nüüd natuke sellest ka ära, mis asi on breeder reaktor, tootmisreaktor nii-öelda. Et kuidas see kiire neutronreaktor töötab siis? See töötab sedasi, et kõigepealt võetakse mingi tavaline 5 või 10% peale rikastatud uraan, nagu tavalise reaktorilgi. Pannakse sinna sisse ja siis hakkab see selle küpsema. Selle küpsemise käigus nii-öelda uraan 238 osad saavad pihta neutronitega, nad muutuvad plutooniumiks ja see plutoonium hakkab omakorda lagunema ja tekitab sedasi, selle käigus eralduvad neutronid ja need neutronid rikastavad järgmise uraan 238 plutooniumiks ja nii edasi. Ja breeder reaktor tähendab seda, et selles reaktoris tekib rohkem plutooniumit, kui ta ära kasutab uraani. Ehk siis, kui sa paned alguses sisse 100 kilo tuumamaterjali ja sellest on näiteks 10 kilo on uraan 235
ja 90 kilo on uraan 238, siis pärast teatud aega on sul uraan 235 ära lagunenud. Selle asemel on tekkinud hoopis näiteks 20 kilo plutooniumit. Ja see plutoonium ise kütab edasi. Läheb natuke aega edasi veel, siis oleks 25 kilo plutooniumit. See uraan 238 on ka nüüd 75 kilo vähem seetõttu, või 25 kilo seetõttu vähem seda ja nii edasi. Ehk siis see uraan 238 muudetakse plutooniumiks ja see plutoonium siis muudab uue edasi lagunemise käigus uraan 238 plutooniumiks. Ja see ei lähe kuidagi moodi füüsika, termodünaamika teise seadusega vastuollu, sellepärast, et need ei ole samad asjad, et ta ei loo seda plutooniumit mitte millestki, vaid ta teeb nagu teisest asjast, teeb selle asja. Mõelge samamoodi nagu näiteks soojuspump. Et soojuspump, see kogus soojus, mis ta väliskeskkonnast transpordib tuppa, on suurem kui see kogus energiat, mis ta selleks transpordiks kasutab. Breeder-reaktoris toimib sama printsiip, et see kogus, mille ta muudab sellest 238 plutooniumiks, on suurem kui see kogus energiat, mis tal oli vaja selle koguse muutmiseks. Ja seetõttu see asi toimib. Nii, aga nüüd ma vist olen piisavalt pikalt siin tuumaenergeetikast rääkinud, et räägime nüüd sellest Eesti plaanist ka. Et minu plaan olekski see, et aastaks 2030 välja töötada konkreetne, selge, kindel seadusandlus tuumaenergia jaoks. Kui Euroopa Liit hakkab sellele kuidagi moodi kaikaid kodorasse loopima, siis tuleb Euroopa Liidust välja astuda. Nii lihtne see ongi. Eesti ei saa ohverdada oma heaolu Euroopa Liidu nimel. See on minu seisukoht. Nii. Siis aastaks 2035 peaks ehitama 2 reaktoriga jaama Narva. Mõlemad reaktorid võimsusega 800 megavatti. Selline võimsus kataks ära Eesti vajaduse, praeguse vajaduse. Ja miks 2 reaktorit on just nimelt see põhjus, et 800 megavatine reaktor on selline suhteliselt mõistliku suurusega reaktor, ta ei ole liiga väike, tal on juba mingil määral massiefekt taga. Ja teine asi on see, et kui teha üks hiigelsuur reaktor nagu Olkiluoto 3, mis terve Eesti põhimõtteliselt ära kataks, siis kui see reaktorit tuleb kunagi täita või see reaktor on millegi tõttu katki või maas, hooldused näiteks, siis me peaksime jälle hakkama kuskilt väga suures koguse elektrit ostma. Seetõttu, kui meil on 2 reaktorit, nad on lihtsalt üksteise kõrval, lülitame ühe välja, ma ei tea, täidame selle ära näiteks kord aastas või kord poole aasta jooksul, nagu neid täidetakse umbes, või kord 2 aasta jooksul, nagu kiiret reaktorit täidetakse. Selle teine toodaks ikkagi edasi, ehk meil oleks nii-öelda väiksemad probleemid. Kõiki mune ei tasu ühte korvi panna, nagu öeldakse. See siis oleks nagu põhjus, miks esimesena teha Narva 2 reaktorit 800 megavatise võimsusega. Nii, nüüd küsimus, et miks just Narva? Esiteks, elektrivõrk on Eestis sedasi üles ehitatud, et Narvasse see sobib lihtsalt. Me põhimõtteliselt asendaksime nii-öelda põlevkivijaamad Narvas hiljem tuumajaamaga. Teine asi on see, et see oleks meile tegelikult strateegiline kaitseobjekt. Kui me vaatame Ukraina sõda, siis me näeme, et üle Zaporožne tuumajaama väga palju sõjategevust ei toimu. Kui meil oleks Narvas samasugune jaam, siis see tähendaks seda, et meile oleks võimalik ainult nii-öelda ühes kohas kallale tulla ja seda oleks palju lihtsam kaitsta meid. Teine asi, Narvas on nii-öelda energeetika kogemused ja teadmised mingil määral olemas. Tuumaelektrijaam ja põlevkivielektrijaam, nad ei ole tegelikult nii väga erinevad. Jah, reaktor ehk see katel, mis seda sooja toodab, see on erinev. Aga kõik, mis seal taga on, need turbiinid, veeringlused ja nii edasi, need on samad. Need elektriinsenerid, kes seal taga on, need on samad. Ja see nagu teadmine oskus on olemas Narvas ja see aitaks ka Narva luua väga suures koguses kõrge väärtusliga, kõrgepalgalisi töökohtasid. Ja see oleks siis nagu veel üks põhjus. Ja kolmas põhjus loomulikult on jällegi geograafia, et kuna Narvas on vesi ja jõgi olemas, siis veel kord, miks mitte. Ehk siis infrastruktuur soosib seda, kaitse soosib seda, regionaalpoliitika soosib seda ja geograafia soosib seda. Ehk siis seetõttu Narva. Ja minu hinnangul ongi see, et sellised suured otsused peavad olema
igat pidi läbi mõeldud, et kõik nagu aspektid arvesse võtta. Minu plaanis on nagu ette nähtud, et me ei hakka mingit lollusi tegema, viisakalt öeldes läbimõtte lollusid. Küll aga, nagu ma ütlesin, see jaam saaks valmis alles aastaks 2035. Seega kõigepealt me oleme vaja nii-öelda ajutist lahendust. Ja selleks ajutiseks lahenduseks on põlevkivijaamade taaskäivitamine. Et põlevkivijaamad tuleb Eestis uuesti tööle panna. Nad tuleb üle viia keevkihttehnoloogiale ja need tuleb puhastusfiltrid süsteemid otsa panna. See kõik tahab mingil määral investeeringuid, aga kui me praegu neid investeeringuid tegema hakkaksime ja need jaamad saaksid siis pärast mingi 20 aastat töötada, siis need tasuksid ennast ära. Ehk siis see ei oleks ka tegelikult raske ega kallis. Ja see annaks meile kohe kähku kiire usaldusväärse energia. Kindlasti tuleb ära lõpetada igasugune juhitamatu või oleme ausad rämpselektri subsideerimine ja kindlasti tuleb ka selle hinna pakkumine viia õigeks või tõeseks. Kui praegu nii-öelda see rämpselekter pääseb turule ja ta võtab arvesse nii-öelda ainult oma hinda, et palju ta ehitus maksma läks ja nii edasi, siis see tegelikult ei vasta tõele, see on pettus. Sest sellised asjad nagu sagedushoidurid, salvestused ja tagavarasüsteem tuleb luua paratamatult selle rämpselektri toetamiseks. Ehk siis, kui meil on 300 megavatti näiteks tuulikuid, siis reaalsus on see, et meil peab olema seal kuskil taga 300 megavatine soojuselektrijaam ja ka mingi 300 megavatt-tunnine akupank, sest kui meil tuult ei ole, siis on vaja meil mingit aega, et see soojuselektrijaam tööle panna, et elekter ikkagi oleks. Ja selle jaoks on meil, et seda aega nii-öelda kompenseerida, on meil vaja seda akupanka ja pärast peab see elektrijaam seal ikkagi töötama. Ehk siis meil on vaja nii-öelda 2,5 süsteemi ehitada selle asemel, et 1 ehitada. Aga praegu seda sisse ei arvestata. Ja praegused soojuselektrijaamad, nende töörütm on häiritud seetõttu, et need lülitatakse sisse välja vastavalt sellele, kas tuult on või mitte. Ja see on väga suur probleem, sest selle tõttu nende elektrijaamade efektiivsus kukub kolinal alla. Mõelge ise, kui te sõidate oma autoga mööda maanteed 100 kilomeetrit või te sõidate 100 kilomeetrit linnas, kus te peate sisse välja seda autot lülitama nii-öelda foori taga seisma jääma, jälle kiirendama, jälle seisma jääma, jälle kiirendama, siis linnas on auto bensiinikulu tunduvalt palju suurem. Ja auto on samamoodi soojusmasin, sisepõlemismootor ja soojuselektrijaam on põhimõtteliselt sama asi. Kas sisepõlemismootor? Et veel kord, üks asi, mille üle tuleb kindlasti mõelda, et see rämpselektri toetamine ja eelistamine tegelikult häirib ja reostab ka seeläbi tegelikult tavalist elektri tootmist. Nii, aga nagu ma enne mainisin, siis elektrit on nii-öelda 2 tüüpi vaja, või elektri tootmist on vaja 2 tüüpi, on vaja baasvajadus ja on vaja nii-öelda muutuv vajadus. Ja tuumajaamad ja Narva suured elektrijaamad suudavad meile tagada selle baasvajaduse. Aga muutuva vajaduse peaksid ära suutma kompenseerida kohalikud soojuselektrijaamad, koostootmisjaamad. Näiteks teha mingi siuke, ma ei tea, 100-150 megavattine jaam kuskile Paidesse või Viljandisse, Põltsamaale ja nii edasi. Et nende jaamade mõte olekski see, et nad suudavad selle päevase kõikumise ära kompenseerida. Ja nad oleks hajutatud, seega kui nende suurte jaamadega midagi peaks juhtuma näiteks, siis kohalikul tasandil oleks ikkagi elekter olemas. Lisaks oleks nende tõttu ka soojus olemas, sest elektrijaam ei ole võimeline kogu soojust ära tarbima. Nende aurugeneraatorite kasutegurid on sinna 35-40 kanti. Ehk siis, kui elektrijaam toodab teile 1000 megavatti elektrit, siis tegelikult ta toodab 3000 megavatti soojust, millest 1000 megavatti võetakse elektriks, aga 2000 megavatti soojust läheb nii-öelda raisku. Ja selle soojusega saaks tegelikult ära kütta põhimõtteliselt kõik need linnad, mis oleksid selle kohaliku koostootmisjaama kõrval. Ja see muudaks inimestel elu nagu jällegi tegelikult odavamaks. Siis need jaamad töötaksid kogu aeg, kogu aeg toodaksid kasumid, nad toodaksid seda kõrge väärtusega ja suhteliselt odava sisendiga. Esialgu nad võiksid olla kas põlevkiviõli peal töötavad jaamad
või siis mingi biomassi peal või mida iganes. Seda ma täpselt ei oska öelda, aga jah, sellised koostootmisjaamad esialgu. Hiljem, ma arvan ka, et umbes sinna 2050 või 2045 võiks valmis saada geotermaaltehnoloogia piisavalt tasemel, et asendada need väiksed koostootmisjaamad geotermaaljaamadega. See annaks meile selle, et me lõpetaksime igasuguse loodusreostamise ära, me lihtsalt puuriksime paar auku paari tuhande kilomeetri sügavusele ja siis võtaksime sealt selle geotermaalenergia. Islandil see toimib, aga lihtsalt Island on antud hetkel sellises kohas, kus ta saab seda teha, sellepärast et seal on see soojus nii pinna lähedal. Eestis see nii lähedal ei ole, aga seda tehnoloogiat arendatakse praegu usinasti. Ehk siis jah, see oleks nagu pikk perspektiiv minu arust. Et pikas perspektiivis me rajame tuumaelektrijaamad, me ostame sisse teiste tuumajäätmeid ja kütame nende jäätmetega enda elektrit ja me kasutame päevaseks regulatsiooniks või muutuva vajaduse tarbimiseks või katmiseks geotermaaljaamasid ja lühikeses perspektiivis kindlasti tööle panna kohe ja moderniseerida põlevkivijaamad ja hakata looma neid väikseid koostootmisjaamasid. Et see on tegelikult see, kuidas on vaja energeetikat arendada. Ja igasugune juhitamatute subsideerimine peab lõppema ja tulevikus me peame juurde ehitama 2 tuumaelektrijaama veel. Üks peaks tulema kuskile Pärnu kanti, näiteks aastaks 2040 ja teine aastaks 2045 kuskile Tartu kanti või sinna Pihkva ja Peipsijärve juurde. Ja miks see nii on? Jällegi jõuame tagasi selle juurde, et kui me tahame, et Eestis saaks rikas riik, siis see tähendab seda, et me peame majanduse muutma kõrge lisandväärtusega ja see tähendab, nagu ma alguses ütlesingi, suurt energia sisendit. Ehk siis meie tootmisenergia vajadus peab väga-väga palju kasvama võrreldes sellega, mis see praegu on. Ja see võimaldaks kõrgepalgalisi töökohtasid ja seetõttu ühest jaamast ei piisa. Aga sellest ma räägiks siis juba järgmises videos, kui me räägime täpsemalt majandusest. Aitäh!